Tere! Täna ei võta me teemaks foto- või digitehnika viimaseid imesid, vaid pöörame hoopis pilgu taha ehk siis minevikku ja ehitame ise endale omaenda kaamera. Ehk siis tänaseks teemaks on pinhole kaamera. Vaatame siis, mis meil selleks vaja on, kuidas me ta valmis teeme ja milline ta lõpuks välja näeb. Pinhole kaamera ehitamiseks ei ole tegelikult üldse midagi suurt vajagi. Mõned komponendid, et meil on vaja kindlasti filmi, millele pildistada. Meil on vaja tühja filmikassetti, kust film on juba, nagu öeldakse, välja lõigatud. On vaja tikutopsi, teipi, hea kui on elektrikuteip. On vaja limonaadipurki. Ja siis ongi põhimõtteliselt ainult tööriistu veel peale selle vaja. Nuga ja kääre. Ehk siis neid vahendeid me praegult jahtima lähemegi. Oma pinhole kaamera projekti jaoks saame tavalisest toidupoest osta purgi limonaadi, tahvli šokolaadi ja loodetavasti ka doosi tikke. Ja seda kohe vaatame. Nüüd oleks meil vaja pinhole kaamera jaoks kõige olulisemaid komponente. See on siis rullfilmi ja tühi filmikassett. Kui oleme küsime, kas me seda ka saame. Tervist! Mul oleks vaja ühte rullifilmi. Näiteks 24-400. Ja, Superiat. Ja tegelikult mul on selline asi ka, et mul oleks vaja tühja kasseti, kus film on juba välja võetud. Kas teil on vedeleb kusagil äkki? Arvatavasti ikka. Üks hetk, kui olen vaatan. Jah. Võtsin 24-kaadrise filmi, sellepärast, et saab kiiremini täis. Saab kiiremini tulemused kätte. Sa olid olemas hetkel? No. Väga äge. Niisiis olen oma jahihetkelt tagasi. On olemas mul tööriistad. On olemas limonaadipurk, filmirull, tühi filmirull, teip, elektrikuteip, tikutops ja šokolaaditahvel. Nüüd ei ole põhimõtteliselt muud midagi, kui et käärime ka käised üles ja hakkame tegema. Et kõigepealt siis alustame pinhole kaamera ehitamist kaamera kerest. Ehk siis selleks saab meil olema tikutops. Selle jaoks, kuna meil on siin tikud sees, oleme nüüd lihtsalt välja. Mis nüüd saab olema on see, et film hakkab meil põhimõtteliselt siit tagant jooksma. Ja siis selle tikutopsi sisu ja tikutopsi selle ümbrise tagant. Kõigepealt teeme aga kere sisse objektiivi augu. Ehk siis selle koha, kust meil põhimõtteliselt valgus hakkab mingi hetk sisse tulema. Selle jaoks, ega see ei olegi väga oluline, kui keskel või kui ta on. Teeme lihtsalt siia enam-vähem keskele sisse lõiked. Me saaksime kui enam-vähem. Teeme mingi asja. Natuke veel. Nii. Põhimõtteliselt siit poolt siis hakkab meil valgus sisse minema. Selle siis peame ka augu lõikama, sellepärast, et kusagil peab valgus ka filmini jõudma. Selle jaoks teeme jälle. Põhimõtteliselt võib teha niiviisi, et võib teeks olla ilusti täpselt välja lõigata. Aga et asja huvitavamaks teha, teeme meie hoopis niiviisi, et lõikuda üsna nii suhtelise mõnusa suva järgi. Sellepärast, et
tegemist on ikkagi pinhole kaameraga. Et me siin antud hetkel väga ei hakka nagu teadmist käsitöö meistrimist tegema. Nii, põhimõtteliselt on kaamera korpus peaaegu valmis. Küll tuleks nüüd meil limonad ära juua. Sellepärast, et mingi hetk meil on vaja see limonaadipurk katki lõigata. Palun, jah. Vahepeal saame aga siiski muid asju teha. Aitäh. Ehk siis võtame vahepeal selle lahti. Nii. See on siis see film, mille peale me filmima hakkame. Nüüd, selleks, et sa filmisid kaamera seest läbi kerida, ongi meil vaja seda tühja kasseti, kuhu sisse me siis selle filmi kerima hakkame. Ja tegelikult need kaks asja me ühendame teibiga. Ehk siis võtame kääri ja lõikame võimalikult nii sirgelt siit puruks selle, aga ärme veel seda kokku teibi. Sellepärast, et kõigepealt ajame selle siit läbi. Nüüd võiksime ka põhimõtteliselt selle ebasse sisse sellest panna. Väga muretsema ei pea, selles suhtes, et eks see osa, mis valgust saab, see saab valgust ja sinna pilti ei tule, aga küll tuleb mujale. Nüüd need kaks me peaksime kinni teipima, ehk siis peale seda, kui põhimõtteliselt film on meil fotoaparaadi sisse laetud. Selle jaoks on meil jupp vaja niisugust teipi. Hea oleks, kui tahaks selline õhuke, sellepärast, et kui ta on liiga paks, no nii, siis siuke teip on meil. Lugu, üleliks lõikame ära. Ja teisega paneme siis mõlemalt poolt kinni selle osa. Ka mida täpseni paneme, seda parem. Ja võime siit kohe teiselt poolt ka läbi tõmmata üle. Mida kindlam, mida meil kinni on siin, seda kindlam on, et lahti meil ei lähe. Ja lõikame siit läbi. Nüüd selle otsa võime juba tegelikult siia sisse kerida. Et laias laastus selline ta on. Ja tegelikult kõige olulisem osa on meil see katik siia peale ehitada. Selleks tuleks limonaad muidugi võimalikult kiiresti tühjaks juua. Aga vaatame, mis me siin saame ennem teha, kui me seda päris katikut peame tegema. Kõige parem on see, et kui jätate meelde, kummale poole te kerite. Ehk siis kas mingi märge peale teha markeriga või lihtsalt esialgu meelde jätta, kumb on alumine pool. Pärast seda, kui me oleme ta kinni teipinud, siis tuleks igal veel üks märge teha. Nii, see limonaadi joomisega läheb meil ikka aega. Assistent aitab õnneks. Aitäh. Palun. Ja nüüd katsume selle purgi lahti lõigata. Ettemaatlik, sellepärast, et purgi plekiservad on arvatavasti teravad. Lõikame see kõigepealt lihtsalt üsna suvalised suuruse tüki välja. Nii. Nüüd oleks veel vaja selline tüksed lõigata, mis peale mahub ilusti. Ja siis katsume veel natukene
sirgemalt selle lõigata ilusti servad. Veel kord ettevaatlikult, sest plekkpurgi servad kipuvad teravad olema. Nii, põhimõtteliselt siuke siis võiks olla meie objektiiv või mis siia peale pärast läheb. Nüüd, et siit valgus kindlasti läbi läheks, siis tegelikult meil vaja nõela. Et mis ka nimi nööpsilmakaamera või nõelasilmakaamera, selleks võtame kohe ühe enam-vähem sobiliku suurusega nõela. Juhul on see, mida peenem see auk on, seda parem ja torkame nüüd siia augu sisse, aga torkame seespoolt väljapoole. Sellepärast, et tundub, et siit auk on sees. Ja siis katsume selle siia peale panna. Ja nüüd on meil vaja siis elektrikuteipi. Võtame kõigepealt paar juppi lihtsalt, millega me fikseerime selle objektiivi siia. Katsume jälle enam-vähem keskele panna, aga nagu öeldud, ega see nüüd nii eluoluline ei olegi. Ja paneme ta igast servast kinni, et valgus sealt vahelt sisse ei pääseks. Aga teipimisel peaks siis silmas pidama seda, et seda auku kinni ei teibi, kust valgus pärast sisse peaks üldse pääsema. Ja on ka meil fotoaparaadi objektiiv valmis meisterdatud. Ja nüüd ei ole muud kui kogu see kupatus valgus kindlaks teha. Ja selle jaoks meil ongi oluline see palju elektrikuteipi. Aga vahepeal üks oluline asi, šokolaad, sest pinhooli kaamera juures on oluline vahepeal vaimu värskendada ega šokolaadi süüa. Nii, nüüd hakkamegi teipima. Mõistik on kõigepealt siit tagantpoolt kõigepealt pihta hakata. Nii enam-vähem. Nii siis, ka siin see lõpuosa ongi laias laastus põhimõtteliselt siuke teipimine, et esialgu fikseerime lihtsalt ära, et ta paigast ei lähe, pärast saab juba palju uljemalt see teipi panna. Et veel kord on see, et pööran tähelepanu, et jätke meelde, kummale poole te seda filmi kerima peate. Kes meie võime antud juhul siia poole filmi, siia kasseti sisse kerima. Hea, kui mingi markeriga või mingi asjaga märge teha. Mul on siin natuke teistmoodi see märgitud, aga olen endaks nii-öelda kõrva taha pannud, et kumb on kumb. Nii. Võtame ilusti kinni. Peaks ka teist poolt kinni panema, et ta kindlasti jääks meil kinni ja valgust sisse ei pääse. Et see on nagu põhiline, et ta valgust ei hakkaks meil sisse ajama. Et olen siis nüüd põhimõtteliselt lõpetanud teipimisega, et kõige olulisemad kohad on siis just need siuksed nurgad. Et siit kipub valgust sisse minema, et siia siis kohe võib julgelt 2-3 kordselt tõmmata, et liiga palju ei ole põhimõtteliselt kunagi ja pigem on siis rohkem kui vähem. Ja nüüd on jäänud kõige viimane asi, ehk siis teha objektiivile katik. Teeme kõige lihtsama variandi üleüldse, sest midagi igast keerulisi variante on olemas, aga meie eesmärk on praegu kõige lihtsamalt, kõige kiiremalt teha töötav ja toimiv fotoaparaat. Selleks võtame teibi jälle, ühe nurga keerame ära, paneme siia nad ise serva pealt üle ja tõmbame selle teibi siia kinni. Põhimõtteliselt võib siia alla veel tõmmata väikse lipi teip, et see veel kindlalt kinni oleks. Mingit väga ilusat asja ei pea tegema, aga lõppkokkuvõttes on kõik ainult teie enda fantaasidega kinni. Ja ongi fotoaparaat valmis. Pildistamine käib lihtsalt, kõigepealt tuleb filmi edasi kerida, ehk selleks on siis see nupp. Võib seda teha käsitsi
või võib ka mingi asjaga, mis siia sisse panna, kas siis kääri otsad, näpitsad või siis üks tehnika, mida mina kasutan, see võtan siit kinni ja siis lihtsalt kerin. Ja pildistades tuleb siis lihtsalt avada katik. Ja kui on lõpetatud, katik jälle kinni. Ja nii lihtne ongi valmistada päris oma enda fotoaparaati. Sellest, kuidas sellise aparaadiga pilti teha, sellest räägime peatselt.